vaatama selle. Nii, jäid väiksed asjad viimasel hetkel, aga okei, nüüd oleme ametlikult teiega. Tere, kes meid siin kuulama tulid või siis pärast järgi kuulavad. Et nagu te olete juba näinud meie Facebooki lehelt ega mujalt, siis oleme avanud oma online akadeemia. Ja kuna seal materjali on oma jagu, siis mõtlesime, et teeme siukse laivi, kus me tutvustame teile, mis seal on ja mis on võimalused on ja mis on võib-olla üldse ka meie visioonid. Et praegu me siin kolmekesi oleme. Sille 1 ja Sille 2, et Habemega Sille on ikkagi Remo ja eks me kõik saame siin rääkida, aga võib-olla alustangi sellest, et miks me üldse selle tegelikult lõime, kus meil see nagu plaan tekkis. Aga kuna me tõesti usume seda kultuuri, mida me elame ja see aitab, siis tegelikult me tahame ka seda viia nagu massidele, et massidesse, et see oleks rohkematele kättesaadav. Ja nagu ikka, meil on piiratud ressurss, aga kui on õige mõtteviis, siis me leiame lahendused, kuidas seda viia rohkemate inimesteni, siis me otsustasimegi luua üks akadeemia, kus on sul siis võimalus saada see vähemalt teooria osa ja ka mingit praktikat kätte, et ei pea ootama ainult avalikke koolitusi või millal sinu ettevõte selle siin tellib meilt, et siis on nüüd kõigile kättesaadav. On see kättesaadav nii üksikisikutele kui ka siis ka ettevõtetele. Ja see keskendubki rohkem nagu teooriale ja väikse praktikulise nüansiga, et kuigi me oleme rääkinud, eks seal on ju, et teooria on 10%, demo 25% ja praktika 65%, aga siis ikkagi tegelikult on vaja kuskil seda teooriat saada. Et kui me koolis räägime ka sellest näitest, et basseini kõrval ei saa ujumist õppida, siis on ikka palju parem sinna basseini hüpata, kui seal on vähem mingi teoreetiline teadmine, mis sa seal basseinis tegema peaksid hakkama. Ja see on ka üks sükene mõte, et siin akadeemias saad sa selle teooria kätte. Lisaks, miks on ta hea, ongi see, et see annab sulle natukene seda mugavust, kuigi nagu öeldud, see on ainult 10%. Pärast, kui sa oled oma asjad selgeks saanud, pead sa ennast mugavustsoonist välja viima ja kõik selle õpitu panema praktikasse. Aga me saame hästi tihti koolitustelt siis tagasisidet, et jah, kõigile väga super, meile see väga meeldib, aga alati on inimestel keeruline seda siis nagu jätkata, et ikkagi elu tuleb nii-öelda vahele ja siis unustatakse ära, et nüüd selle akadeemia näol ongi sul nagu võimalus alati olemas, et sa saad sinna tagasi tulla. Kõik see materjal jääb sinna ülesse ja kui kuskil siis midagi on meelest ära läinud, sul on tekkinud mingi olukord, mida sa ei oska lahendada, saad alati sinna akadeemiasse tagasi minna ja vaadata, mida selle kohta räägiti ja saad seda proovida seda juba probleemi lahendada. Ja võib-olla viimane, peamine eesmärk on ka see, et võib-olla olete juba Facebookist igal pool aru saanud, et meil on ikka lootus luua niisugune kommuun või nagu keskkond, eks ole, inimestest, et kus kõik saavad siis jagada oma neid olukordi, väga hea on õppida ka teiste kogemustest, probleemidest ja samas ka niisama arutada inimestega, et mõista, et see lahinguväli, mis meil on, et need võivad olla erinevad, aga kõik need põhimõtted ikkagi seal tegelikult kehtivad. Ehk siis jah, 3 põhimõtteliselt asja ongi see, et on see kättesaadavus, sa saad seda pidevalt siis korrata, sinna tagasi tulla ja kõik see kommuun. Ma ei tea, Remo, Sille, tahate midagi selle eesmärkide kohta lisada? Remo tegi mingit nägu. Ja, ma tahtsin seda, et sinu jutu kuulates oligi see, et mis on põhiline varana on see, et me võtsime ära päris palju hunniku vabandusi, mida üks inimene saab tuua selle jaoks, et ta ei saa ennast arendada. Et mul pole see kuupäev ei sobi, mul ei ole võib-olla nii palju finantsi võimalik hetkel välja käia. Et päris raske on nüüd vabandust leida, et miks mitte õppida juhtimist, sest et kõik tingimus on selle jaoks loodud ja järjest rohkem ja järjest paremaks, järjest rohkem praktilisemaks need käsed lähevad. Ja ise me oleme kogu aeg seal pidevalt kohal ja need, kes sinna liituvad, siis nendega me kindlasti ka iga nädalaselt hakkamegi tööd tegema koos ja
Ehk siis jah, kui kellelgi on veel mõni vabandus välja mõeldud, siis andke mulle teada või meile teada ja siis me parandame selle vea ka ära ja leiame mingi võimaluse, kuidas ka seda vabandust enam ei saa tuua. Täpselt. Mina omalt poolt kommenteerin nii palju, et kui ma alguses Copetredisse tööle tulin, siis ma ei osanud kohe aru saada nendest põhimõtetest ilmselgelt, siis mina ei olnud neist varem väga palju kuulnud, aga olles nüüd igapäevaselt selle sees, siis need samad põhimõtted, mis meie esimesel tasulisel kursusel siis Hardi ja Remo õpetavad, on niisugused, mis ma nagu ei taha tunnistada, sest ego, eks ole, aga väga palju tegelikult muudavad igapäevaelus hakkama saamist ja olukordade lahendamist ja olukordade nägemist, et selles mõttes esimene tasuline kursus, mis meil on täpselt niisugune, mis ma arvan, et ei jookse mitte ühelgi inimesel külje pealt maha, et seda me saame rakendada, kuigi me oleme Facebookis ja igal pool räägime kogu aeg, et tööl ja eraelus on üks meie põhifraase, aga see kehtib päriselt. Ja mis selle meie akadeemia nüüd eriliseks teeb, ongi need iganädalased Zoomi kõned, et see mõte, kuidas praegu meil see kursus, just tasuline kursus on üles ehitatud, ongi see, et meil on 12 osa ja meil on plaanis teha iga nädal Zoomi kõnesid. Nii et kui on soovi need põhimõtted, siis kuidas olukordi lahendada ja kuidas tegelikult oma elu siis juhtida ja olukordi juhtida, siis võiks neid osasid näiteks kas või vaadata üks nädalas ning oodata neid Zoomi kõnesid, et neid samu asju siis praktiseerida enda igapäevaelus, vaadata, kuidas tööl see kehtib, kuidas sul see eraelus kehtib, kui tekib mingisugune probleem, mingi küsimus, mingi arusaamatus, et kuule, see põhimõte minu meelest siin ei toimi näiteks, et see on just see, mis meie akadeemia eriliseks teeb, et te saate Zoomi kõnedes minna rääkima päriselt sellest konkreetsest olukorrast, see on põhimõtteliselt nagu tasuta konsultatsioon, kus sa saad oma elu probleeme ja küsimusi lahendama minna, et ma ise osalen ka kindlasti nendes Zoomi kõnedes, sest et ma tean, et sealt on lihtsalt nii palju õppida. Et enne, kui me siia tehniliste asjade juurde lähme, siis ma tahtsin ka öelda, et see väärtus võib-olla alguses jääb inimestel natukene segaseks, et miks meil on alguses ainult üks kursus, aga see ongi just sellepärast, et me kõik teame, et me käime teooriakursusel ära ja siis me oleme nädal aega super nagu nii hea, high five, nii äge oli, et vibe oli kõva ja mott on laes, aga kui sul ei ole midagi, mis seda aitab üleval hoida, siis see meie keskkond ja Zoomi kõned ongi selleks loodud. Peame olema käsi püsti. Ja, mis ma tahtsin veel lisada siia, et üks põhjus, miks me selle veel tegime, on ka see, et me tahtsime ise oma inimesi lihtsamalt treenida ja kuna meil endal polnud ka ei onboardingu keskkonda ega onboardingu süsteemi üleüldse, siis nüüd ka seesama kursused, kõik asjad, mis me sinna online'i paneme, need tegelikult me oma inimesed teevad kõik samamoodi läbi ja see keskkond on nii meile endale, oma inimestele ükselt õppimise jaoks või ka teistele. Ja kindlasti mul juba see mõte läks lendu, et me ei ole täielikult välja mõelnud kõiki neid ägenda asju, mida me koos saame tegema hakata, et need kõik ideed, mida me teilt saame tagasisidena, on kõik need, mida me kindlasti hakkame sinna sisse panema. Ehk siis tahaksime tekitada sellist head keskkonda, kus teil on hea ja meil on hea. Ja me praegu tegelikult võib-olla isegi ei tea, milline see keskkond täpselt tuleb, aga see on esimene samm selle keskkonna suunas. Ma usume, et see on päris kvaliteetne juba praegugi, aga nüüd siit edasi on ülioluline saada tagasisidet. Täpselt samamoodi nagu meie kursused, mis me oleme teinud viimase 1,5 aasta jooksul on, ma ütleks, et täiesti muutunud ja seda kõike tänu sellele, et me oleme lihtsalt küsinud iga koolituse lõpus tagasisidet ja vaadanud ja parandanud seda kvaliteeti siis. Jah. See oligi minu poolt kõik. Ja vaikselt hakkamegi nüüd sisusse minema, et mis oligi meil plaanis, et võib-olla lisan ka siis see, et tõesti nagu Sillega tegelikult mainis, et neid kursusi praegu on meil seal üks, aga neid järjest tuleb juurde loomulikult. Aga meie eesmärk ei olegi nüüd see, et nüüd võimalikult kiiresti need riburada pidi sinna üles laadida, et siis kõik nii-öelda rabistades selle nagu need kõik läbi vaataksid, et põhi just see välju, mida meie näeme, mis on ka siit läbi käinud, ongi see, et meil instruktorid on kõik seal koha peal ja mis ongi see, kui me räägime kogukonnast, siis need instruktorid on samamoodi osa kogukonnast. Ehk siis ongi see, et kui
kui te mingi probleemi püstitate sinna, siis sinna võib kirjutada niisama, kes on meil sinna nii-öelda klient, eks ole, nii ütleme, aga samamoodi võib ka instruktor, me kõik jagame neid teadmisi, sest meil on kõik omad mingisugused kogemused mingisugused asjadest, mis töötas, mis ei töötanud, eks ole, on ju, et ikka kambakesi on igasuguseid olukordi palju lihtsam lahendada, et see on ka meie nagu põhimõte. Aga kuna seal on igasugust huvitavat nii-öelda tasulist või ka tasuta materjali lisaväärtust veel, siis ma annangi sõna Sillele, saab äkki ekraani jagada ja hakatagi vaikselt siis näitama, mis kõik meil seal on. Proovin, loodan, et toimib. Andke siis teada, kas te näete? No mina näen. Minu ekraani. Sina näed? Hästi. Et mina olen siis see, kes tehniliselt selle kokku pani, nii et kui siin on tehniliselt kõigepealt mingisuguseid küsimusi või segaseid asju, siis kirjutage support@combatreadyacademy.ee ja saatke kõik rõõmud ja kaebused siia teile. Aga ja selles mõttes tegelikult meil on väga palju sisu ka nii-öelda tasuta kontole, et ma julgustan teid kõiki looma endale konto, see ei maksa midagi, see ei pea oma mingeid andmeid kuskile sisse panema. Siit kaudu lihtsalt saab ligi kõigile meie boonusmaterjalidele, mis meil on praegu blogi inspireerivad pildid, aga siis kõige suurem väärtus ongi just sellele, et meil on need nii-öelda videokursused või videoseeriad, mida me oleme erinevate platvormidel välja andnud, näiteks meie podcast, juhtimise foorum ja siis harjumuste väljakutse, et neile kõigile saab siis konto tehes ligi. Aga miks on oluline endale see konto luua? Mul konto juba olemas. Et miks on oluline endale konto luua, et kõik need, kes on endale konto loonud kas või tasuta, siis kõikide nende kursuste alla tekib vestlemise koht. Ja see ongi see koht, kus te saate nii-öelda, mul on küll väike ekraan, siis minge kõik julgelt ja vaadake ise sisse. Te näete siin teisi inimesi, kes teiega koos seda sama kursust praegu vaatavad ja te saate sama videot vaatavad ja saate teistega siin samas arutada, et kui teil mingisugune asi on arusaamatu, segane või lihtsalt tahate jagada, et oli, ma ei tea, tore video oli, et siin te saate siis üksteisega suhelda ja kui te siit kursusekaaslast alt siis leiate mingisugused inimesed, kes teile tunduvad põnevad, et võib-olla tahaks selle inimesega suhelda või rohkem aru saada, miks tema millestki niimoodi mõtles, siis siin ongi see kogukonna koht, millest Hardi rääkis, et me saame siit kõikide kursustelt leida need samad vestlused. Ja kui ma tahan, siis ma saan postkasti minna ja saata ka spetsiaalse kirja siis näiteks Hardile ja öelda, et Hardi täna tegid täiega head tööd kuskil või mis iganes. Et me saame siin eraldi suhelda, aga me saame ka ise gruppe luua, mis on minu meelest üks väga äge teatuur nii-öelda, et me saame ise luua grupid ja kutsuda siia ainult need inimesed võib-olla, keda me näiteks tahame, võib-olla ma tahaks mul tuli praegu mõte, mille peale ma enne ei tulnudki, et kui on mingisugune isiklik probleem näiteks, siis te saate tegelikult ju ka meie instruktoreid ära kasutada selles mõttes, et nende käest nõu küsida niimoodi, et kui te ei soovi seda avalikult küsida, et keegi ei teaks teie nime, et te saate siin näiteks luua selle grupi, kuhu saate instruktorid kutsuda või siis instruktoriga seal postkasti kaudu tegelikult suhelda. Et see on üks viis, kuidas saab lahendada seda muret, kus inimesed ei soovi võib-olla oma nimega välja tulla, et mingisugust konkreetsest situatsioonist rääkida, sest et võib-olla see info tuleb välja kuskilt ja me ei taha avalikuks mingisuguseid probleeme viia. Ja teine võimalus on loomulikult see, et me saame ka oma nime ära muuta niimoodi, et me võime üldse anonüümselt seal olla, et ma ei pea üldse olema Sillemaa või seal kallista mind 1, 2, 3. Nii Hardi. Ja just väga hea, sa selle välja tõid, sest see oligi üks eesmärkides ka tegelikult meil, mis juba meelest ära läks, et kuna täiesti aru saadav, et kus me oleme Facebookis olnud, et seal tegelikult ei taheta niimoodi oma nime piltidega asjadega võib-olla lahata oma igapäeva asju või töö asju, eks ole, siis tegelikult siin keskkonnas me lõimegi selle, et kus me teeme nagu privaatselt kõik need Zoomi vestlused, kõik need asjad, mis tulevad, kellelgi teisel ei ole sinna juurdepääsu, välja arvatud need, kes on siin nagu liitunud ja nagu Sillega just rääkis, et ei pea olema seal oma nimega, see ei ole tegelikult üldse nagu oluline, et oluline see, et te saate siit head materjali ja
kui soovite, siis kõik on anonüümne. Nii, Ja. lase sul jätkata. Ja ma tegingi nüüd uue gruppi. Siit ekraanilt muidugi see on väike ekraan, kui mõni võib-olla telefonist ka vaatab, et palju ei näe. Et ma tegin siia just uue grupi ja siis ma saan siia panna kutsuja, siis ma otsingi näiteks Hardi ja siis ma saan Hardi endale siia kutsuda. Meil on 2 Hardit, sest üks on kasutaja, teine on instruktor. Ja siis ma saan Hardi sinna kutsuda ja siis talle tuleb kiri selle kohta. Ta saab öelda, et ma tahan aktsepteerida, muidugi tahan. Ja siis te oletegi juba seal oma salajases grupis, kus te saate siis oma juhte rääkida. Et muidu meil on siin ka profiil, millal te siis näete kõiki oma kursuseid ja kõiki neid arutelusid, mille all teie olete siis osalenud ja siis te näete, et kui palju te olete üldse siin lehe peal näiteks aega veetnud ja mitu postitust te olete teinud ja mida aktiivsemalt te olete, siis meil tekivad ka erinevad suksed tiitlid või nagu auhinnad või märgised, et kui te olete ise aktiivsed, mõtlete kaasa, te küsite kaasa, te kommenteerite, panete sinna meil ka likeid ja kommentaarid, et siis saab ka niimoodi endale väikest boonust nii-öelda, et mingeid tiitleid. Aga võib-olla on segane see, et need videokursused on meil ka kursused, et kui siia peale klikkida tasuta konto all, siis siia tekib nupp, mida teie praegu ei näe, sest ma olen juba liitunud, aga et tekib nupp ja siis te saate tasuta vaadata seda, et siin ei ole vaja mingisuguseid pangakonto andmeid sisse panna, juhul kui kellelegi see on küsimus tekitanud. Ja muus osas, kui on huvi, siis profiili alt saab endale ka panna pildi, et kui te tahate tõesti nagu panustada sinna ja inimestega suhelda ja näidata, kes teie olete, siis saab siin panna pildi, oma kõik andmed, elukohad ja sotsiaalmeedia, kui on vaja, et saab teid Facebookist või kust iganes üles leida, et selles mõttes siin on hästi palju võimalusi, kuidas üksteisega connectida, suhelda, ühenduda, connectida ei ole eestikeelne sõna. Et kui te ise panustate sellesse, siis siit võib väga palju kasulikku sisu tekkida ka teile endale, aga ka teistele, kes siis meie kogukonna liikmed on. Tahad sa, Hardi, midagi lisada? Ei, võid jätkata ka. Et lisaks siis sellele, kui te liitutegi nii-öelda üksinda või individuaalselt, siis me saame teid pardale võtta ka kogu meeskonnaga. Et kui te olete vaadanud, tutvunud kuskil meie kursustega, näiteks ka combatready.ee leheküljel ja olete mõelnud, et tahaks ka mingisugusel kursusel või koolitusel koos meeskonnaga osaleda, siis siin meeskondade lehe all on meil ilusti olemas kontaktivorm ja siis siin all saategi nagu meile teada anda, et mis asjadega te praegu silmitsi seisate või mis on olnud takistus näiteks varem mingil kursusel osalemast ja kõik sellised asjad. Ja siis me saame leida teie jaoks täpselt sellise variandi, nagu teile sobib, et te saate liituda koos meeskonnaga siia platvormile, te saate vaadata seda kursust koos. Te saate seal omavahel suhelda, et teil jääb sinna mingisugune see kogukond ja suhtlus ka alles, mis ei pea olema üldse seotud ülejäänud platvormiga, vaid te saate samamoodi teha siin oma kinnised grupid ja seal siis ka enda arutelusid teha. Et väga julgustan ka meeskondi liituma ja mõtlema selle peale, sest et kui te liitute, jääb see kursus teile ja saate vaadata siis, kui teile sobib ja te ei pea saama meeskonda kokku, et kõik samal päeval saaksid päriselt kohale näiteks koolitusele minna, et igaüks saab oma vabal ajal siis vaadata selle kursuse läbi. Ja järgmine nädal on meil tulemas ka lühikene sisu noortele, mis siis meil saab ka suure pauguga 14. juunil avatud. Ja äkki siinkohal tahab Hardi natuke rohkem rääkida sellest noorte osast. Jah, võin ikka rääkida, et siin noorte puhul ongi nagu see, et me ei keskendu ainult täiskasvanutele, me leiame, et me saame tegelikult hakata ka noori juba vaikselt heas mõttes mõjutama. Ja siis see Noorteakadeemias just ongi niisugune näite, et edumuse kursuse, kes on edumuse kursuse läbinud ja niisugused arutelud. Ja tegelikult kõik see, mis me õpetame, see on kättesaadav ka edumuse platvormil. Et saate guugeldada, meie koolitus on seal tegelikult juba üleval, hakkab küll alles 2. novembril,
aga saate juba liituda, vähemalt oma kirja panna ja ma arvan, et siis kui 14. juunil saate selle kohta palju rohkem lahedat infot, et praegu pikalt sellest isegi ei räägi. Teeme suure paugu. Remo, tahtsid sa midagi lisada? Ma tegelikult tahtsin seda, et üliäge on vaadata, mis Sille korda saatnud on seal taustal. Et minu arust on sitaks lahe see kujundus ja kõik kogu see tundub nagu päris asi. Et selles mõttes üliäge on vaadata seda, mida sa räägid. Nii et ma kuulan edasi huviga. Ja minu arust see tänane Zoom võtab jumala hästi ka selle Online Akadeemia juhtimise või selle loomise kokku, et kui meie Remoga alustasime, olid ideed, tegelikult põhiraskust tassib ikka kõik Sille vaata. et tema on selle nii-öelda selgroog kogu sellel akadeemial. Ja niimoodi see juhtimine käibki, et sa oled detached ja siis kõik hakkavad valmima. See ei tee mitte midagi, enne. Ja see käib. Et ja ma saan selles mõttes siia juurde kinnitada, et need samad põhimõtted, mis tasulisel kursusel läbi käivad juhtimise baaskoolitusel, on need asjad, mis on mul ka aidanud näiteks akadeemia valmis ehitada. Et olles siis võib-olla liiga suure egoga või oskamata teisi inimesi näha või arvestada, siis see asi logiseks praegu. Et selles mõttes kui teil on küsimusi või nagu mõtteid või miski, mis praegu te tunnete, et takistab aru saamast täpselt, et miks selle tasulise poolega just liituda, siis kõik küsimused ja mõtted on oodatud. Remo? Ei, ma tahtsin öelda seda lihtsalt, et ärge arvake, et see on mingi koht, kus te saate perfektseks, sest et juhtimine ei olegi kunagi perfektne. Meil alati on 1/3 on Sackfesti elus, 1/3 on normaalne ja 1/3 on tore ja ilus. Ja kui see läheb balansist välja, siis kui meil on ainult lust ja lillepidu, siis me ei arene enam piisavalt palju. Kui meil on ainult Sackfest, siis meil on natukene halb kogu aeg. Nii et kogu aeg peab olema balanss, 1/3 peab olema halvasti, 1/3 hästi ja 1/3 neutraalne. Ja ma arvan, et see, mida me seal nägema hakkame ja kui me seal hakkame oma suhtlema, siis me saame palju paremini teada, et millised me ise oleme meiega samamoodi ja kuidas, mis probleemidega meie igapäevaselt tegeleme ja võitleme samamoodi. Et suhted tuleb arendada alati. Et kui ühel päeval on suhted mul Sassi ja Priiduga ülihead, siis järgmine päev teeme energiaringi ja seal tuleb välja, et vahepeal on vaja astuda samm tagasi ja vaadata suuremalt pilti jälle ja arutada ja ehitada, et suhete hoidmine ja kogu selline õppimine see on hästi seotud sellega, et see peab järjepidev olema ja just sellepärast mul endalegi meeldib see, et kui on ilus asi, siis on esiteks on seal tore olla ja vaadata ja tegelikult see punt, kes meil juba koos on, see 20 inimest, et see on juba omaette äge väärtus. Et kui ma ainult ise läheksime sinna ja üksteisega seal suhtleksime, siis ma olen juba rahul tegelikult selle kõigega. No ma loodan, et see päris nii ikka jää, et me sinna ainult omakeskis jääme. Et rääkida natukene sellest tasupoolest ka, siis kuumakse on 39 € ja selle sees on praegu siis kõik tasuta materjalid ja siis tasuline juhtimise põhimõtete baaskursus pluss siis iganädalased Zoomi kõned. Kui keegi soovib, siis võib selle kursuse eraldi ka osta. Selle hind on 299, mis tähendab siis seda, et see kursus jääbki sulle. See ei kao sul nagu mitte kunagi ära, aga sellega koos kaasnevad ikkagi Zoomi kõned. Ja nagu Remo ka ütles, et suhete ehitamine ja ise panustamine ja ise arusaamine, kes siis mina olen kogu selles kompotis, siis tegelikult kui liituda siis ja ise nendes Zoomi kõnedes päriselt nagu kaasa lüüa ja ise panustada, et ise aru saada, kuidas mina saaksin praegu millestki paremini aru saada, kuidas mina saaksin seda võimalust, et mul on võimalik arutada nende inimeste, kuidas mina saaksin seda ise ära kasutada, siis see võib väga palju muutusi tuua. Aga see ongi see, et ma ise ka näen, et vahepeal vaatan mingisuguseid kursuseid ja mõtlen, et see ei ole päris minu jaoks või siukene, aga tegelikult see, et ma ei ole ise panustanud sellesse, et sellest seda maksimumi võtta, et ma saan ise alati midagi juurde teha, ma saan ise alati küsida, ehk et selle ülesehituse võlu ongi see, et panusta ise, kuula ise, küsi, kasuta seda võimalust ära, sest et sa kunagi ei tea,
mis võib nagu veerema hakata lihtsalt sellest, et sa oled ühe küsimuse või ühe lause kõvasti välja öelnud. Et ma tõsiselt nagu soovitan. Ja lisaks ma lisan veel seda, et minu 2 mõtet oli, siuksed idüllilised mõtted on see, et kui näiteks 39 eurot osta üks pere peale üks konto ja siis iga koos perega istuda arvutaga ja vaadata kõik koos, siis see on tegelikult täiesti fine. Et me ei öelda, sest need trikid on kõik olemas, lihtsalt mis teil on, siis teil on see, et teil on ühe pere hääl ja kokkuvõttes, mida rohkem on meil neid kasutajaid, mida rohkem inimesi on, seda rohkem saame tasuta ja content'i teha, ehk siis podcast'i teha, sest podcast'idest teatavasti me hetkel veel ikkagi peame päris palju maksma, sellepärast et tegime stuudiotes. Ehk siis see aitab meil seda asja käima panna ja ostke kas või kamma peale alguses ja vaadake ja siis te näete seda, et siis kui te olete eraldi seal ise, siis teil on palju rohkem võimalik oma häält nii-öelda kuuldavaks teha ja ehitada need suhted, et kui meil ühe konto all on 5 inimest, siis me ehitame 5 inimesega suhteid. Aga teie valik, et meie poolt, me ei hakka kedagi taga ajama ja ütlema, et kuule, te tegite mingisuguse ühe konto 5 peale. No mis siis ikka, tegite. Ja nii ongi, et sellest ei ole ka midagi. Et arendada saab erinevat moodi. Ja selle jaoks see konto või see koht loodud ongi. Ja ma tahtsin veel võrdluseks siia selle tuua, et kui mõned inimeste jaoks on ka see rahaline väärtus küsimuseks, siis keskmine meiepoolne konsultatsioon on ka umbes 300 eurot tunnis, aga siin põhimõtteliselt te saate, ma usun, et väga palju, eriti tööalaselt on inimestel ikkagi niisuguseid küsimusi ja konflikte, mida tahaks kuidagi hästi lahendada tööalaselt, et see siin põhimõtteliselt on nagu võimalus tasuta nõu küsida, et näha seda väärtust ka, et selles mõttes ma ei kiida niisama nagu õhku, et ilmselt need, kes on juba jälginud Kombaltedi tegevusi, on näinud, et me oleme ikkagi väga paljude klientideni ja väga suurte klientide usalduse selles mõttes võitnud, et see tähendab, et kuskil ikkagi mingi tõde ja õigus on siin sees, et muidu need kliendid ikkagi ei oleks meiega nii pikaajaliselt koostööd teinud, et selles mõttes on lihtsalt sügav väärtus, millesse tasub ise investeerida. Lisaks saate teada ka, kuidas neid pikka habet saab kasutada ilmselt. See on saladused, aga neid saab ka seal teada. Aga pikki juukseid, kas selles hakkas habe ja juuksed on sama? Siukeseid soenguid saab ka teada, kuidas seda kasutada. Ja kuidas nokamütsiga varjata seda kogu aeg. Aitäh, Remo. Me saime teada, mis kursused veel teha. Mis mõtted enne meile, mida teha? Karvakasvu kursused või? Igatahes meil on kursuseid veel tulemas, aga me lansseerimegi neid teatud aja tagant, et kõigepealt saaksime selle esimese kursuse esimeste liitujatega tegeleda. Ehk et soovitus ongi see, et need, kes praegu esimesena liituvad, saavad kindlasti alguses rohkem individuaalsema lähenemise, sest alguses võib-olla ei ole liitujaid nii palju, et mida aeg edasi ja rohkem liitujaid, siis võib-olla on aina raskem seal oma küsimuse või mõttega nagu läbi tulla, nii et selles mõttes, kes ESM-il saab praegu veel eriti individuaalsed lähenemised. Ja lisaks, mis ma veel lisan siia, et see kursus on tegelikult üsna sarnane sellele, mis on meie tavaline baaskoolitus, mida me teeme klassis. Ehk siis täpselt seesama teooria, et tegelikult seda materjali seal on, ma ei tea, mingi 6-7 tunni jagu, ma meeldan, kõik kokku, kui vaadata ära see, et see on niisugune päeva osa, terve päev. Ja ettevõtete koha pealt on sama, et tegelikult kõige suurem väärtus on see praktika ja tegelikult saabki nüüd võita nii meie aega kui ka ettevõtte aega sellega, et teooria osa teete selgeks läbi online'i, saate erinevad küsimused juba ära ette mõelda ja siis, kui me lõpuks saame päriselt kokku kusagil, siis me juba saame asja praktikas teha, et tullagi juba ja teie juures siis lahendada teie probleeme ja vaadata neid murekohti, kuidas need tööriistid kasutada. Et tahtsime ise ka seda, et seda teooria osa ei pea tegema alati nii-öelda otse. Loomulikult seal saab otse vahetult küsida küsimusi, aga selle põhja saab alati ennem ette ära luua ja siis juba saab praktikat teha. Ja tegelikult saab neid küsimusi küsida nüüd ka tegelikult akadeemias, et selles mõttes on kõik on kaetud, et just ei näe laivis, kui lühike Remo tegelikult on, eks ole. Aga muud, see on kõik olemas. Et kui me siin rääkisime veel, et tuleb kursuse juurde, siis tegelikult ka, et mis meie jaoks on hästi tähtis üks mõtteviisi osa on tegelikult kohanemine olukorraga, eks ole. Ja kui me räägime, kuidas tänapäeva see kõik see tehnoloogia kõik areneb, siis meil on ka täpselt samad probleemid, et
mitte probleemid, vaid need plaanid, et just ka seda näiteks ChatGPT-d praegu tegeleme selle lisamisega, et mitte nüüd niisama sinna kirjutad, vaid hakatagi tegema seal rollimänge, kus sul on nii-öelda siis keegi, kellega sa saad suhelda ja selliseid erinevaid olukordi juba läbi mängida. Ehk siis nagu mitu korda oleme maininud sellest praktika tähtsust, et sa juba saad hakata kas või siis virtuaalses ohutuskeskkonnas esialgu vaikselt juba seda praktikat tegema, et kui ükskord lähed siis välja seda tegema, et siis on juba väike selline kindlustunne olemas. Ja just ongi, et me nagu ka mainiti, et me pidevalt mõtleme, kuidas seda arendada. Kui teil on mingisuguseid häid mõtteid, asju või mida te tahaksite, et me seal teeksime, andke meile märku, me kindlasti leiame võimaluse. Aga üldjoontes jah, et see on praegu alles algus ja me töötame pidevalt selle nimel, et seda nagu arendada mingi sihukese lahedate asjadega, sest me teame, et video vaatamine on üks, aga kõik see lisaväärtus seal, küsimused, rollimängud, asjad, et see teeb asja palju ägedamaks ja liidame selle kommuuni ka, siis tõesti ei näe ühtegi põhjust, miks keegi ei peaks tahtma siia tulla. Ja lisaks need workshopid, mis me saame vahepeal teha, on samamoodi, et võtamegi mõne teema ja teemegi reaalselt rollimänge seal laivis, et koos nende inimestega, kes seal on, et neid meetodeid, kuidas praktiliselt läbi online'i teha, tegelikult on ka päris palju häid, et kindlasti nende workshopide ja laivide juures me kindlasti neid ka teeme kõik koos. Ja see eesmärk ongi, et võimalikult palju ise oleksite aktiivsed ja annaksite teada, milliseid lahendusi teie tahaksite näha või mis asjadega teie olete toppama jäänud, sest see ongi see koht, et õpime kõik koos. Meie pole ka ideaalsed, meie ka õpime teiega koos, et selles mõttes see on niisugune ideaalne koht, et teeme Eesti paremaks. Jah, ega vist ei olegi rohkem midagi kellelegi, et tahab keegi veel midagi lisada? No ma võin seda lisada selle interaktiivsuse poole pealt, et selle tasulise veebikursuse sees on meil ka siis rollimängud, mida võib-olla seal baaskoolitusel nii palju võib-olla läbi ei räägita, aga tehakse küll teisel moel ja siis on ka lõpus testküsimused, et ikkagi kontrollida teie teadmisi, kas te saite ikkagi aru ja kui te saite aru ja kõik enasti läbite, siis sellega kaasneb lõpus ka ilus sertifikaat, mille saate siis alla laadida või kui soovite, siis välja ka printida. Jah, aga siis ma ei tea, täname, minge combatreadyacademy.ee, vaadake, konto loomine on tasuta, saate seal ringi tuhnida, aga kui pakub huvi, siis väga soovitame, me oleme seal, ootame, valmis teie küsimustele vastama, teiega koos nii-öelda siis lahinguväljale minema. Ja kui tekib mõni küsimus, siis võitegi otsida Hardi või siis mina olen Sillerdov, muidugi mitte Silla ja Remo saate seal samas konto sees ka siis üles leida ja seal ka otse kirjutada, et ei pea ka meilile kirjutama, et saame seal ka teid üles leida ja olla olemas, et teeme sellest ühe niisuguse suure ja ägeda kokkuhoidva evendi. Remo? Ja ma arvan, et vaatame, kuidas suvi läheb ja ma kujutan ette, et augustis teeme ka väikse kokkusaamise võib-olla isegi. Nii et on mida oodata igal juhul, ma ütlen seda. Ja stay tuned. Aitäh, et kuulasite ja kaasa mõtlesite. Kohtume siis akadeemias. Aitäh, tšau! Tšau! Tšau!